Kui värbamise juurde tulla, sa tõidki näite selle kohta, et siin omale müügiinimesi, et mis on siin tähtis, mis sa siit õppinud oled või soovitaksid teistel silmas pidada? See on hästi raske teema enamasti, mis on su äratundmine. See on raske teema jah, sest et kui sa endale inimesi valid, siis on sul nendele teatud ootused. Samas need inimesed, kes ennast pakkuma tulevad, tulevad ennast sageli müüma. Mis tähendab seda, et paljud nõrkused, asjad, hulk teatud vajalikku informatsiooni ei ole esmapilgul nähtav. Ei ole ju võimalik ühe või kahe intervjuuga või ka mingisuguse standardtestiga tegelikult saada teada, mis inimesega tegemist on või et kuidas ta sobib näiteks sinna kultuuri sisse. Nii et värbamine selles mõttes on nagu väga tähtis ja oluline osa oma siis meeskonna kujundamisel ja õppetunnid, mida mina siin olen ikkagi saanud. Esimene õppetund on see, et hea spetsialist ei pruugi ja ei peagi olema hea juht. Ja juhtimise võimekus on küll arendatav, aga ma arvan, et peab olema midagi kaasa sündinud. Et kui ikkagi sellises juba etapis, kus inimene on suhteliselt välja kujunenud, sa veel seda nagu ei näe või see nagu ei avaldu, siis ei ole mõtet elada lootusega, et võt nüüd hakkab ta vedama. Et seda ma olen ka paar korda läbi elanud ja endale selliks teinud, et ei ole mõtet, et sa oma poolt arvad küll, et annad ühele tublile inimesele võimaluse ennast ka juhina nagu proovile panna ja mis mind on nende juhtumite puhul üllatunud, on see, et see inimene ei ole nagu öelnud, et ei, ta ei soovi seda teha. Ta on soovinud seda teha, mis on mul alati kindlust. Et see on ju, järelikult on hea, et tal on nagu ambitsioon, ta soovib, aga ta millegi pärast ei anna siis endale aru sellest, et mida see tegelikult tähendab. Nii et see on nagu see, et sa pead terveks tegema, et mida sul vaja on, kas sul on vaja väga hea spetsialisti. Intuitsiooni järgi või mingit nagu rehaga käid läbi need tunnused? Intuitsioon on äärmiselt oluline. Sa võid inimest hinnata erinevate kriteeriumide alusel, mingit skoore paika panna, hinnata mingitel skaaladel, aga ma arvan, et see intuitsioon on kõige olulisem. Et kui sa istud inimesega maha, räägid, siis see, kuidas sa nagu tunned, kas nagu on hea või ei ole hea, mida ta räägib, kas ta vaatab sulle silma või ta pilk käib ringi. See ongi kõik, et see nagu, kui sul on piisavalt nagu kogemust, siis ilmselt nagu ühel hetkel sa võid puhtalt intuitsiooni järgi nagu väga tähtsad otsused ära teha, et kas nagu tuleb või ei tule, kas klapi või ei klapi, eks.